Head reisijad, tere tulemast lennu Toila Gümnaasium 2026 pardale. Palun kinnitage turvavööd, siis kohe astume oma alustame oma viimast ühist õhkutõuslikku ülikooli rajalt. Kallid õpetajad, 9 aastat tagasi astusite esimest korda selle lennu pardale. Mõni pisut ärevamalt, mõni enesekindlamalt. Kõigil oli ees sama siht. Täna oleme jõudnud hetke, mil võime öelda, see lend on olnud pikk, seiklusrohke ja edukas. Kui teha väike tagasivaade, siis on põhjust tõdeda, et tegemist ei olnud sugugi tavalise reisiga. Te alustasite 2 erineva klassina, kes liitusid üheks meeskonnaks 6. klassis. Aastate jooksul õppisid üksteist tundma, vaidlema, leppima, koostööd tegema. Ühel hetkel sattus kogu maailm turbulentsi, koolimaja uksed sulgusid ja kogu suhtlus toimus ekraanide vahendusel ning tuli ette ka pannkookide küpsetamist otseõppes. Ka sellistes oludes õppisite te edasi lendama. Kui kõik taas koolipinki lubati, olite tegutsemisindu täis. Meenuvad jalgrattamatkad, osalemine mitmetel sammude võistlusel, RMK metsaviktoriinides, miniturniir raadios. Teie jalad on tatsunud metsades ja rabades, Kotkas, Selis, Tudus, Augusalus, Aidus. Vabariiklikust terviseradade projektist loodusega koos võidetud jalgrattaremondi puhk jääb teid kooliõuele meenutama. Teie seas on insenere, leiutajaid, rakett 69, Goldbergi masinate ehitamine, kus loovus, koostöö ja kannatlikkus pidi töötama nagu hästi häälestatud mekanism. Teie seas on lauljaid, muusikuid, kunstnikke, kes on alati valmis oma andeid ja loovust teistega jagama. Teie seas on palju sportlaseid, suusamees, kosmu ja vaadipoisid, mingil hetkel valutas tüdrukute südamed võrkpalli. Ettevõtlikkust näitas ka Rogeri Skyparki, mille te planeerisite, korraldasite suuresti ise. Samuti jäävad meelde ka meie ühised meisterdamised emade ja isade päevaks, eriti see esimene. Ja muidugi kommimäng, täna saime ka Aamesani korda. No ja muidugi rakunats. Väikesed peod kasvasid suuremaks, kuni lõpuks jõudsite suured peod Tallinnas. Kuid sellest jäi väheks. Ühel hetkel kauberdati meie lennuk lausa Türki, kus esindasite Eesti rahvusvahelisel festivallil. Aitäh, õpetaja Kaja, kes aitas neid lõputuid samme lihvida. See reis jääb meile pikaks ajaks meelde. Need on vaid mõned peatused sellel ühisel teekonnal. Tegelikult koosnes see lend sadadest väikestest hetkedest, sõprusest, naljadest, õnnestumistest, pettumustest, ühistest tegemistest ja mälestustest. Sellel lennul on alati teid saatnud üks kindel meeskond, stjuardessid ja stjuardid. Need on teie vanemad. Teie emad-isad olete need, kes on aidanud kinnitada turvavööd keerulistel hetkedel, jaganud juhiseid, kui lennusuund tundus segane, pakkunud tuge turbulentsi ajal ning olnud alati olemas, kui on vaja julgust, nõu või lihtsalt kiitus. Aitäh teile selle hoole, kannatlikkuse ja armastuse eest, mis on aidanud need noored tänasesse päeva siia jõuda. Selle 9 aastasel teekonnal on lõpetajate kõrval olnud ka navigaatorid, õpetajad. Teie aitasite noortel määrata lennusuunda, aitasite lugeda kaarti, hoiatasite lähemalt tormipilvede eest ning suunasite tegema õigeid valikuid. Aitäh kannatlikkuse ja usu eest nende noorte võimetesse. Head kaasreisijad,
Toila Gümnaasium 2026 on jõudmas oma esimesse sihtpunkti. Kohe algab vahemaandumine ning edasine teekond jätkub juba erinevates suundades. Enamikul teist on check-in järgmisele lennule juba tehtud ning uued sihtkohad ootamas. Teie reisipaugas ei ole veel väga suur, kuid selles on juba teadmisi, oskusi, kogemusi, julgust, isadust ning ka mõningat elutarkust, kuid ajaga see pagas kindlasti veel täieneb. Järgmine lend ei ole väga pikk. Mõned aastad ja seisate taas valiku ees. Mida teha, kuidas otsustada, millises suunas edasi liikuda. Ees ootavad uued lennud, uued sihtkohad, uued kõrgused. Soovin teile julgust valida oma teekond, tarkust navigeerida tormipilvede vahel ning alati piisavalt tiivatunnet, et lennata sinna, kuhu süda kutsub. Pidage meeles, piire ei ole, on vaid tähised. Ükski unistus pole liiga suur. Aitäh teile selle ühise, toreda lennu eest.